No nii, nüüd on tere tulemast kõike Krisi raamatu esitlusele. Kui keegi ei tea, kus ta on, siis siin on täna Kris Heinla raamatu Ma tulin Võrgust tagasi esitlus. Mina olen Krisi tuttav Marko. Kris kutsus mind siia, et aidata natuke koos mõtiskleda, kust see raamat tuleb ja miks ta tulnud on. Ja kuidas ta siia jõudnud on. Tahtsime paluda, et keegi tagapool tunneb ennast liiga kitsalt, et ees on veel kohti, et nagu Eestis kombeks, siis on alati ees võimalus sellised kuumad kohad võtta. Kris on selline vana, kes mina tunnen teda natuke üle aasta võib-olla ainult. Ühel päeval heliseb mu telefoni otsas on täiesti tundmatu isik, räägib mulle ära oma eluloo poolelisti ja siis küsib teatud tüüpi verstaposti või nõu. Sain tuttavaks sellise inimesega, kes oli väga otsekohene, mille tulemusena avanes minul võimalus olla täpselt sama otsekohene. Kohe esimesest hetkest ma olen Krisiga ajanud suhteliselt no bullshit juttu. Et kui on jama, siis on jama. Et tundub, et Kris on ise ka selline inimene. Nüüd on meil sellise mõtteviisi ja olemisviisi vili täna siin. See on raamat, millest te leiate natuke sõltuvusest, allakäigust, võib-olla templi elu kargusest ja võib-olla isegi mingist vaimsest virgastumist. Tere, Kris! Tere õhtus minu poolt. Mul on hea meel, et kõiki teid siin näha. Aitäh, et tulite. Tere, Marko. Sa oled rohkem kui tuttu tegelikult, sa olid hea sõber minna. No tore, aitäh sulle. Ütle, Kris, kuidas seda raamatut lugema peaks? Kellele sa kirjutasid? Tegelikkuses ma ju ei hakanudki kirjutama raamatut kui sellist. Ma kirjutasin seda sahtlisse. Ma kirjutasin templites oma valu välja. Raamatu mõtet kui sellist, kui selline tekkiski üldse tegelikkuses alles kuskil keskel poole peal, kui ma sain aru, et seda materjali on juba nii palju, et ma sooviksin selle looga inimestele tagasi anda, kuhu võivad neid sõltuvuse alkoholi aina viia. Ja sellest lähtuvalt istusin templites ja kirjutasin oma valu, raevu, nuttu, kurbust, rõõme, kõike välja. Ja sealt edasi tekkis see materjal, mille ma siis soovin täna teha inimestele nende pahede olemasolu ja allakiskumise teemalda tutvustada. Räägi, kuidas see, nagu sa ütled, see kukkumise või allakäigu teekond, et kuidas see alguse saab? Enda kogemused, see nagu profi kogemused. Profi kogemusest saab see algus ikka kõikidest maitsmistest. Kõigepealt me proovime, maitseme. See tekitab hästi palju sotsiaalne keskkond, kus me liigume, kus me viibime, kellega me koos oleme. Kes on meie sõbrad. Ma mäletan hästi palju oma nooruki lapsepõlve east, kus minu isa ütles mulle, et kuule ära suhtle nendega, ära ole nende sõpradega, et need on halvad. Siis mõtlesin, kuule, sina ei vali minu sõpru ja sina ei ütle seda, kes kuidas on halb või hea, ma ju tean ise. Aga paratamatult jah, hästi palju on ikkagi see, kes on meie kõrval ja kellega me liigume, kus me liigume ja sealt edasi ongi proovimised, maitsmised, lahutamatud peoosad, iga nädalavahetused, alkoholi tarbimised, väljas käimised. Ja ühel hetkel sa näed, et sa oled selles nõiaringis, ei, sa ei näe. Kindlasti sa tükk aega seda ei näe. Seda nõiaringi sa näed siis, kui sa oled korduvalt olnud selle allakäigu spiraali juba allotsas, aga esialgu sa kindlasti näed, et algust on ju kihvt tore lahendada. Kui sa seda rada natuke mõtled, mida sa raamatus kirjeldad, ega me kõike, mis raamatus on, eks ole, täna ära ei räägi. Aga sinu kogemuses, et millised on sõltuvuse maskid, mille taha sõltuvusest peidab? Väljast me ei pruugi sellest üldse aru saada, et inimene kõigib ringi võib-olla ka endale teadmata sõltuvusega. Noh, maskide osas, ega see on ju igasugused valud.
seal on meie suhted, seal on meie pere, seal on meie rahalised olukorrad, seal on meie tööolukorrad. See on nagu kiire antidepressant, millega me püüame põgeneda maailmast. Et alkoholi tahame ju tegelikkuses, ma täna ei tea ühtegi positiivset asja, mida alkoholi või ained inimestele annavad. Seal ei ole ühtegi toetavat ega toredat asja, et seal ei ole ühtegi puustivat asja. Täna, kui ma olen siin aasta ja pluss natuke kaine olnud, mul on kõik päevad on rõõmsad, kõik hommikud ma ärkan nägu naeratusel, kõik päevad on ikkagi ilusad. Mul ei ole ühtegi pohmelli, mul ei ole ühtegi põgenemisvajadust, mul ei ole ühtegi vale, ühtegi iseendale petmist, teistele valetamist. Selle sa saad ausaks. Kuule, Kris, aga elu on üldiselt ikkagi nagu vahel valus ka, eks ole. Ja nagu sa ütled, et need ained võtavad valu ära. Et nüüd ausalt, kas sa nagu mõnda ainet igatsed ka? Seda ma julgen õnneks hästi kiiresti, hästi ausalt öelda ei, et ma ei ole... Mult on seda küsitud viimastel päevadel üsna palju. Ma igatse sellest elust ja sellest maailmast mitte midagi. Seal ei ole ühtegi fun'i, ühtegi rõõmu, ühtegi toredat asja, mis teeksid, kirgastaksid mu elu natukenegi. Seal ei ole ühtegi vähimatki asja, mida peaks või võiks taga igatseda. Sa kirjeldasid raamatus, et sa ise võib-olla ei saanudki aru, et sul on probleem ja väga palju aastaid ei saanud aru, et sul on probleem. Kui sa mõtled, sa kirjeldasid seal kõige rohkem, eks ole, elavalt viina ja kokaiini, igaüks saab ise lugeda. Aga kas tuleb meelde mõni hetk, kus sa tundsid, et kui sa oled aine all, kas see aine on siis etanool, olgu ta alkohol või olgu ta kokaiin, legaalne või mitte legaalne, et see on tegelikult päris elu. Ja see, mis on väljaspool seda, see on selline mingi hall mõttetus. Oli sellist tunnet? Tol hetkel ilmselt oli, jah. Tol hetkel, kui sa neid asju tarbid, siis sa ju arvad, et see ongi ju see õige. See ongi ju see kiht ja tegelikkuses minu jaoks oligi see, et kui see kõik alguse sai, oligi minu jaoks oli õlu joomine kui selline oli iga õhtune iseendale tähtütlemine või tänu tehtud tööpäeva, tehtud trenni, tehtud pingutuste. Mina müüsin seda endal maha kui karastusjooki. Ma ju võin, käisin trennis, käin saunas käin. Mina ju võin, see on okei. Minu jaoks oli iseendale juba valetamine, et õlle joomine, veini joomine iga õhtuselt, et see ongi normaalsus ja see ongi okei. Aga siis, kui ma sain aru, et sellest igaõhtusest joomisest on hommikuti suu paks ja ma julgen kaine peaga magama minna. Täpselt nii oligi 4-5-6 aastat läksin, ma ei saa öelda eranditult iga õhtu, ilmselt olid mõned kained ja puhtad õhtud, aga kui meil on 365 pluss miinus päeva aastas, siis see võis olla 360 päeva aastas, kus ma tegelikult läksingi magama joks peale ja võimutasin ennast selle maha. Küsime natuke karmi küsimus, et me leppisime Krisiga kokku, et ei küsi ainult pehmeid küsimusi. Kuna siin on sul igas vanuses kuulajaid, et me nägime viimati, pikemalt vestlesime vist Tais, troopilise saare rannas. Seal liigub ka igasuguses lõksus olevaid inimesi. Palju ained ja alkohol su sõpru ära viinud on? Paljud surnud on?
kui ma raamatus kirjutan sellest, et meil on lähedasi inimesi on neid 4, siis tegelikult on 5 inimest. 5 inimest, nad kõik on läinud väga noorelt, on läinud minuealiselt. Tegelikult ikkagi noored inimesed, et jah, neid on läinud ikkagi üksjagu ja kui ma täna oma teekonnale mõtlen läbi selle viimase aasta, kus mul on olnud aega ilmselgelt mõelda ja päriselt iseendaga koos olla, siis mina usun, et mul on veel ilusam pool ees. Ja ma arvan, et selle teise poolega veel kannatab veel üsna palju ära teha ja üsna palju toredaid asju korda saata, et ilmselgelt kui ma oleksin seal, kus ma täna oleksin veel selles vanal teekonnal, siis kindlasti seda raamatut sündinud ei oleks. Ja palju muidki asju, ilusid asju ei oleks mis täna juba selle aastaga on tehtud ja ma usun, et on väga palju ilusid asju sündib. Ma tulen tagasi selle eelmise küsimuse juurde, või varasema juurde. Kuidas see ikkagi käib? Äkki sa oskad kirjeldada, kui sa oled nagu kõrvalt vaadanud ja oled templides istunud ja oma meelt treeninud ja vaadanud, kuidas see hullumeelsus toimib, et kuidas see kott või mask vaikselt pähe kukub, kuidas see mõtlemine moonduma hakkab? Sa kirjeldasid seda õlu, mõtled endale karastusjoogiks, aga neid valgeid pulbreid võib-olla karastusjoogiks ei mõtle või lillasid tablettid. Kuidas see mõte moonduma hakkab? Kuidas see protsess on nii, et sa ise ei saagi aru, et sa oled seal sees ja arvad veel 10 aastat, et sa oled täiesti normaalne? Ega ma ei arvanud, et ma normaalne nagu olen. Selles mõttes, et ma kindlasti enam selle viimased aastad seda maha ei müünud endale, et see on okei ja normaalne, et ega ma ühtegi seda trippi, ühtegi seda tarbimist, ühtegi seda joomist ja ainete endale sisse tõmbamist. Selles ei olnud üldse mingisugust mõnu enam väga pikki aastaid. See lõbu võis kesta võib-olla mõned üksikud tunnid, kui sa sõpradega kuskil kokku saad, et esimese söögi, esimese joogi. Aga sealt edasi minu ajukeemia muutub totaalselt. Ma loodan, et see jääbki. Minu ajukeemia töötas nii, et ma olin kohe mul hakkas mõtte ainete poole tööle. Kohe ma soovisin teha midagi teistmoodi ja see, mida ma üksi oma tsüklites olles tegin, seal ei olnud mitte ühtegi rõõm, toredust, kihvti, lahedat, mitte ühtegi kihvti asja. Ma ei saa nagu öelda, et seal midagi üldse positiivselt oleks olnud ja tegelikult ei ole. Ja sellel hetkel ju midagi su peas toimub, mis õigustas käitumist. Ja sellel hetkel ma ju põgenesin jälle. Sellel hetkel olid ju jälle põgenemist iseenda eest, ise maailma eest, inimeste eest, millel ainult põgenemised. Mis see tähendab, kui sa sinu jaoks inimene põgeneb enda eest? Need on ilusad sõnad, hästi tihti kõlavad, aga mis see tähendab? See tähendab seda, et peidame oma valu ära. Lähme valu eest peitume, ei taha lahendada oma pooleli olevaid asju, me ei lahenda probleeme, püüame neid uputada, püüame neid vaigistada alkoholi, ainete ja igasuguste muude asjadega. Püüame kaduda reaalsusest. Sa kirjutasid raamatus, kui mul nüüd numbrid õigesti meeles on, äkki kui see oli 2018, kui sa 14. korda libastusid. Ma ei mäleta, kas ma mõtlesin selle numbri välja. Kui sa tagasi mõtled mõne sellel ajahorisondil libastumise peale, kui sa saaksid praegu endale siis kohtuda, mida sa endale ütleksid?
kui Kris oleks sinu sõber, sa saaksid temaga rääkida täna, aastal 2018. mis ma talle ütleksin? Kindlasti ma selgitaksin talle seda tänases valguses, seda elu, mis tegelikult on palju rohkem elamist väärt ja kus on palju rohkem naeratusi, rõõme, ilusaid hetki, ilusaid inimesi, rohkem uusi ja rohkem vanusõpru, rohkem lähedasi, kes tahaks ka koos olla. Selgitaksin talle kindlasti seda, et tegelikkuses on maailmas palju ilusamaid ja palju toredamaid asju, kui tegeleda selle jamaga, millega me siis tegelesin. Aga ma tean, et see Kris kindlasti tol hetkel poleks kuulanud. Seda ma tahtsingi küsida jah. Neid inimesi on veel, eks ole, et kuidas jõuda selle Krisini, et kuna sa oled 2 pool tooli, kas on üldse mingi viis? Tegelikult ei ole. Me võime ju püüda, me võime tahta, me võime soovida inimestele teed näidata. Võime teha selleks ükstapuha mida. Aga inimene peab ise sinna jõudma. Kas siis kergemat või raskemat teed pidi, ma arvan, ma ei tea, igal ühel on meil oma tee ja täna või hilemust ütlesin kellegi, et iga mees kirjutab meist oma raamatud ja sõber Rauli lause kunagi. et iga mees kirjutab oma raamatu, see on minu lugu, see on minu raamat, see on minu teekond, aga igaüks peab seda ise ära tundma. Ei saa mitte kedagi aidata sellel teel. Jah, me saame seemet külvata, me saame olla olemas, me saame näidata oma eeskuju, mida ma täna teengi. See ongi täna see koht, miks see lugu on tulnud välja sellisel moel täpselt, nagu ta on tulnud täpselt sama ausal moel, nagu ta on välja tulnud, et näidata seda teed, et alati on võimalik suunda muuta, alati on võimalik asuda uuele teekonnale, mitte kunagi ei ole hilja, vahet ei ole, oled sa mees, naine, noor, vana, rikas, vaene, see ei oma mitte mingisugust tähtsust, et alati on võimalik see suunamuutus teha. Aga noh, võime seda ise tahtma. Mina tahtsin, ilmselt ei tahtnud liiga palju, ilmselt ei tahtnud piisavalt palju, et ma see 4-5 aastat kolistasin nende ämbritega üles ja alla edasi tagasi. Ilmselt ei olnud mul seda jõudu, võib-olla ma ei olnudki piisavalt põhjas ära käinud, et sealt hakata üles kraapima, võib-olla see ei olnudki siis minu põhivee. Aga lõpuks ma sain aru, jah, tuleb on ilus muutust teha. Kohe räägime sellest ka, et kuidas sealt siis välja saab, aga käime sealt päris põhjas ära, enne kui päikse välja toome. Mis see põhi tähendab ja mis see maksis? Põhi tähendab seda, kui sa lõpuks ei tahagi enam midagi teha. Kui sa ei taha tööasju teha, kui sa ei taha oma lähedastega suhelda. Kui su laps toob sulle koju süüa, sellepärast et sa ei suuda enam päriselt ise koduuksest välja minna, siis sa lihtsalt oledki seal voodis nagu inimvare. Kui paljud on sust lahti öelnud, palju sõpru on su ümbert kadunud. See on põhi jah, kui siin tegelikkuses ei olegi enam kellelegi vaja, et inimesed on loobunud, inimesed on lahti lasknud, inimesed ei soovi enam, inimesed ei jaksa enam sellega tegeleda, inimesed ei taha enam. Me mõistame, see on kokku. Aga hakkame sealt siis välja ronima, kuidas sa abi said? Kuidas sa jõudsid sinna punkti, et sul on vaja abi ja kuidas siis abi saadakse, kuidas sina said? Tegelikult ma hakkasin anonüümsetes alkohoolikates käima 4-5 aastat tagasi ühe hea sõbra toel. Seal ma tegin oma esimesed sammud esimestes nii-öelda
Aades ja seal ma hakkasin ilmselt seda vundamenti laduma iseendale. Aga ma ei saanud sealt lõplikult, ma ei saa öelda, et ma ei saanud lõplikult abi. Aga ma saan öelda, et ma seal kaineks lõplikult ei saanud. Ja ühel päeval Jaas tuli meile rääkima Miit ja Jana lihtsalt oma lugu, oma teekonda, oma elu. Mul oli kohe hästi suur äratundmine, et midagi selles budismi maailmas on, midagi soovin sealt endale saada. Jah, ma olin Tais käinud oma elus enne, kui ma täitsa ära sõitsin, olin käinud äkki 15-20 korda. Aga nagu sulle meeldib öelda, Marko, et nendest ilusatest templitest sisse astudes avaneb hoopis teine maailm, hoopis teistsugune ilu, hoopis teistsugune sära. Seda ma ei olnud oma silmaga sellisel kujul näinud, seda ma ei olnud puudutanud sellisel kujul. Ja siis ma hakkasingi vaikselt seda budismi maailma nuusutama, tegelema vähesel moel mediteerimisega, hakkasin Eesti munkadel külas käima, hakkasin natuke uurima seda maailma, mis seal tagataustal veel paistab. Ja kui ma olin oma need suuremad panged jälle läbi kolistanud, siis ma läksingi, istusingi jälle templisse maha, ütlesin, nüüd on jälle kõik, ma ei saa siit välja, ma ei tea, mida enam teha. Ma päriselt ei teadnud, mul ei olnud enam, mul oli mõistusele otsas, sest mul soov oli, aga ma ei saanud nende tööriistadega hakkama, mis mul olemas oli. Ma ei suutnud nendega sellest läbi astuda. Mugad ütlesid, mis me teame ühte kohta, kus pead sinna kohe minema. Me teame, on Bangkoki lähedal üks tempel, mis võiks olla sinu päästerõngas. Me otsustasime tegelikkuses sealsamas kokkusaamisel vast 15-20 minuti jooksul, et jah, ma lähen, võtan selle teekonna ette, mul on ainult üks oli, ma pean lapse ja lapse emaga kokku leppima. Võtsin lapse peale autosse, tegime kõne lapse emale. Lapse ema ütles, Kris, sa tead, et ma saan hakkama. Sul on vaja ennast korda teha, siis mine tee. See on sinu tee, ma tean, et sa saad korda. Ja niimoodi 10 päevaga ennast kokku pakkisin, tegin see kõik juhtmed sinast välja, astusin lennakiga, läksin üheotsa piletiga ja enne seda ma helistasin sulle ka. Helistasin sulle ka, Marko, ja rääkisin oma loo ära, sest ma teadsin, et selles templis ma olen siuke 10-14 päeva, aga sealt edasi ma palusin sinu abi. Kuna sõber Tiit oli mulle öelnud, et on olemas siuke kuju nagu Marko, kes natukene rohkem nendest templitest siin Eestis teab ja on neid läbi käinud ja oskab ehk sind Kris aidata. Ma mäletan seda hetke, kui ma sulle helistasin. Ega ma liiga palju järgi ei olnud enam, et suht siuke inimvare, aga ilmselt ma puistasin oma südant sulle täpselt nii, nagu ma torust tulin. Ja ma sain aru, kus teisel pool toru otsas natuke kangestuses, et kes see vend on ja mis see tahab ja miks mina ja mis ta nüüd siis küsisidki otsas, mis tahad kus siis. Ja nii ma sulle rääkisin, mida ma tahan sust ja kuhu ma tahan ja aitäh sulle, et sa olid valmis seda väljakutset vastu võtmas. Ma tean, et sa tegelikult liiga palju inimesi endale ligi ei lase ja oled suhteliselt reserveeritud inimene, aga ju siis midagi oli, kus sa nägid, et sa võiksid või oleksid nõus seda, kuidas ütled ise? Mina ei olegi siin nii oluline praegu, aga mind huvitab rohkem see, et ma ütlesin sulle toona telefonis ka, et sa nagu kliinilise psühholoogi abi oled ka proovinud. Miks sa arvad, et sind aitas just seda budistliku meelevaatused
minek, miks sa selle valisid versus, et otsida kuskilt mõne kliiniline psühholoogi, sõltuvusravi tegema klassikaliselt? Seda ei arvanud toetist väga midagi enam selles mõttes, et arvestades, et ma igasuguseid asju proovinud olin, siis ma tol hetkel olin valmis nagu kõigest kinni haarama, mis vähegi üldse võiks aidata või abi pakkuda, et ega mu mõtlemisvõime tol hetkel ju liiga hea on olnud ja otsustusvõime samamoodi, et lihtsalt haarasin kinni sellest, mis mulle tundus, et kuskil äkki võiks veel mingisugune päiksekiir kuskilt solgipangest paista ja õnneks ma sain selle paistma templis väga kiiresti. Sa kirjutad oma raamatus niimoodi, et mungad ei rääkinud inglise keelt, aga sa ütlesid, et sa said rohkem kui kõnes nende käest ilma kõneta. Mis see oli, mis sa sealt said? Nemad ei osanud inglise keelt, eks ole. Sa rääkisid tai keelt, sa oled mingis lukustatud detox kloostris, kus on teised sõltlased ümber. Mis see? Selgelt on see ju see keskkond, mis nad toetab. Need templid, budakujud, munkade enda energia, see vaim. Need inimesed, kes seal kohal olid sama murega. Tegelikkuses inimesed, kes seal samas templis viibisid, nendel kõigil on ju sama mure, kel vähem, kel rohkem. See samuti ei oma ju tähtsust, kellele kui suur see mure on. Päeva lõpuks oleme kõik ühtemoodi inimesed ja sündinud siia maailma ühel ja samal moel ja lahkumised kõik samamoodi. Ilmselt see keskkond ja see spirituaalne tegevus, mis seal templis toimus. Sa nüüd rääkisid, kuidas me nagu üle aasta tagasi esimest korda kõnelesime, et ma olen selle aasta pluss jooksul sulle mitu korda öelnud, et sõltuvus ilmselt on sümptomite põhjus. Kui sa nüüd seal, mis see Vathantrakopp oli vist see koht, kus sa olid, Vat tähendab taigele, siis kloostrit. Kas sa said teada, mis see algpõhjus oli, kui sa istusid ja ennast vaatasid? Algpõhjused on, ma ei tea, kas ma olen täna lõpuni läinud selles põhjustes. Aga ma usun, et jah, mingisugused vastused on kindlasti käes. Ma tean, et see kõik on elukestev töö. Ma tean, et mul on väga pikk tee veel minna. Nagu sõber Tiit ütleb, et Kris, sa oled oma teekonnal alles lasteaias. Ilmselt see nii on. Aga ma tegelen nende põhjuste otsimisega igapäevaselt edasi ja ilmselgelt on mul täna teemasid, mis mind veel häirivad iseendas. Ilmselgelt on väga palju tööd iseendaga teha ja ilmselgelt on pikk tee veel minna, aga mingid vastused kindlasti loomulikult saanud. See, et seal templites iga päev 10–12 tundi istuda ja enda sisse vaadata, sina tead seda väga hästi, see ei ole mingisugune meelahkumine ega mõnus tegevus. Aga räägi teistele, ma arvan, et Eesti kontekstis on täiesti arusaamatu, mida see tähendab, et sa lähed Tai kloostrisse, sul on sõltuvus, sa oled nagu põhjas. Kuidas sa sealt siis nüüd nagu teistmoodi tagasi tuleb? Mis seal juhtub? Mis sinuga toimub? Juhtub see, et sa vaatad ju päriselt endale otsa. Sa hakkad tegelema päris asjadega, mis su seest välja tulevad. Sa hakkad tegelema muredega, me rõõme seal liiga palju tegelikult ei ole, milles tegeled, vähemalt alguses. Sa hakkad tegelema, sa lähed oma lapsepõlve, sa tegeled oma perega, tegeled oma lähedastega, sa tegeled oma suhetega. Sa tegeled nendega ise ihuüksi, sa hakkad neid asju lahendama ise oma peas.
kogu selle protsessi käigus tuleb kõik emotsioonid esile. Kurbus, viha, raev, nagu ma raamatus ütlen, isegi tapahimu. Siis võtad need teema haaval, käsitid lahti. Mingid raskemad asjad sa tõstad alguses üles riiulisse, millega sa kohe ei suuda otsa vaadata. Paned need kõrvale. Sa võtad need hiljem tagasi jälle lauale. Niimoodi sa aksendad neid päevast päeva oma peas, kuni iga päev natuke suunurgad tõusevad ülespoole ja sa saad selgemaks mingisugused asju. Siis tegelikkuses me ju ise ei mõtleme ennast ka natuke vaideks. Aga kas, kui kõigil inimestel ei ole võimalik minna või nagu tarkust või vajadust minna Tai kloostrisse kuskile, eks ole, mis keskendub detoxile, kus kõik inglise keelt ei oska, kas saaks Eestis maal või metsas ka teha, kui siis kuidas? Ja muidugi. Selles mõttes, et ma ju täna ju igapäevaselt teen seda ju. Jah, autoroolis ei tohi teha, kui ma teen seda. Aga kui ma teen seda kõndides. Mida sa teed? Istun punasel foori taga, panen silmad kinni ja teen kiirmeditatsiooni ka vaevalt. See ei ole nagu selles mõttes hea soovitus teile. Aga ma käin selles mõttes, et ma käin joogas, püüan korra nädalas jõuda, küll tahaks rohkem, aga lihtsalt ei jõua. Jooga on nagu super hea tegevus selleks, et sa saad läbi füüsilise keha, sa saad ka oma vaimset puhastust teha samal ajal. Ja kiitan selleks nagu super hea õpetaja. Lisaks ma käin ka teinekord Lihuüksi linnahalli katusel istumas. Lihtsalt istud, selle jaoks ei pea silmi kinni panema, selle jaoks ei pea kuskile ära kaduma, selle jaoks ei pea väga spetsiaalselt vahendeid sul olema. Selle jaoks võid lihtsalt meelt rahustada, lihtsalt olla. Käia vees, külmas vees ujumas, pärastamas ennast. Kõndida metsas, kus iganes. Kõike saab teha siin ja Eestis kohapealsete vahenditega samamoodi sa võid sõita Aegne saarele, kus on meie mungatempel, kus sa saad teha paaripäevaseid retriite. Kus iganes, kõik need võimalused on tegelikkuses täna meil siin ka olemas, aga lihtsalt mina valisin natuke karmima ja pikema tee ja... Aga mis sa arvad? Küsin sult sukse natuke kiuslikuma küsimus, et mõne inimese arvates on see vaimlemine ka järgmine sõltuvus lihtsalt. Mis sa arvad sellest mõttest? Mis ta olla? See on nagu ainult ju positiivne sõltuvus, et mul on väga tugev trennisõltuvus. Püüan ikkagi iga nädal 4-5 korda nädalas spordisaalis käia. Ilmselgelt see on asendustegevus. Ilmselgelt ma asendan sellega muid sõltuvusi. See ei ole nagu kahjulik sõltuvus, et seal ei ole nagu ühtegi, mina ei tea, et seal oleks ühtegi negatiivset asja, mis meie tervist kahjustaksid. Jah, treeniga võib üle ka panna, see on arusaadav, aga kui sa teed joogasi või hingamisi või naudid linnahalli katusel päikseloojangut, siis seal ei ole nagu ühtegi sellist asja. Magusasõltuvus on mul ka, aga suhkur võib-olla teinekord ei ole liiga, aga see ka õnneks vist ei tapa sellisel moel. Küsin vahepeal, kas publikus on kellelgi mõni küsimus tekkinud äkki? Tahab käega märku anda. Tüürku esimees on olnud. Küsinud pärast isi. Pärast isi. Kellelgi tagapool? Kindlasti on, aga natukese aja pärast. Natukese aja pärast. Me lihtsalt varsti saame aeg läbi. Siis 4 silma. Mul on küsimus tegelikult. On? Kas te... Ma olen külli. Kas te olete aru saanud, mis põhjustab teid pahameelt? Mis põhjustab pahameelt?
enamjaolt see, kui sa lased väliskeskkonnale ennast mõjutada, sa lased välisfaktoritel inimestel kas või kurjal kassapidajal poes või raevukatel inimestel liikluses, kui sa lased ennast kõigutada asjadest, mis tegelikult ei sõltu sinust. Täna nagu väga palju meie meeleseisundis me suudame ikkagi kontrollida asju ise, kui me seda saame. Kuidas teised seda teha saavad? Ütleme, et sa väidad, et sa saad seda teha, kui keegi näiteks on hädas praegu. See oleks üks asi, mida ta saaks teha, et see oskus omandada. See meelepuhastus, meele rahustamine, iseendaga olemine. Ma jõuan jälle sinna meditatsioonile, mis minul, see ei tööta kõigil kindlasti ühtemoodi. See ei ole kõigile nii-öelda abiaine ravi, aga mina kindlasti olen saanud sellest väga suure ülekirja oma igapäevastesse tegemistesse, toimetamistesse. Mind see kindlasti on mõned. See on mõni küsimus veel publikust äkki? On sulle mikrofoni ka? Andke jah. Et kas sõprade kaotamine ei tekitanud sinus piisavalt tugevat tungi, et okei, nüüd ma jätan need ained maha lõplikult? Hea küsimus, Oss. Aitäh. Ei olnud, see pane nagu selles mõttes, see pane tol hetkel inimeste kaotusi tähele. See ei ole nagu sinu uus parim sõber, tol hetkel ongi alkoholiained. Tol hetkel sa ei märka seda, et inimesed su ümbert ära kaovad või su lähedast enam ei suhtle või sa oled tol hetkel juba käega löönud ja see ei ole nagu sinu jaoks oluline, et sinu parim sõber tol hetkel ongi see sama aine või alkohol, kahjuks. Küsin sult ühe keerulisema küsimuse veel. Lõppisime kokku, ise tahtsid? Ise ei tahtnud midagi. Ise ei tahtnud midagi. Ma küsisin, et kas mängime nagu softballi või hardballi. Sinu jaoks see raamat, eks ole, oli selline ennast toetav nagu terapeutiline kirjutamine. Aga et ma lugesin seda raamatut ja sa oled seal teinud valiku, et sa oled teistest kirjutanud nimeliselt. Kuidas sa seda kaalutlesid? Et seda saaks lahendada mitut moodi. Võiks olla anonüümselt või esitähtedega või anonüümiseeritud. Aga et sa oled valinud teisi nimetada. Kuidas see sinu jaoks see eetiline tasakaalu kaalutlus enda peas käis, et sa valisid teisi nimetada? Et sa endast räägid avameelselt, sellest on mõistetud, mis see sinu jaoks on? Ja, seal on selles mõttes on neid nimesi on nimetatud mu perekonda ja üksikud sõbrad. Aga kui ma oleksin päriselt nimesi nimetanud oma tsüklite ja oma trippide lõpus, siis see oleks halb olla. Aga võib-olla saab seal keegi haiget omamoodi, see on jah, see on päris hea küsimus, aga ma usun, et tänased tagasiside põhjal liiga palju kellegi midagi haiget ole teinud ja mina soovisin oma tunnetes olla aus. Ja kindlasti on sealt väga palju jäetud välja asju, mida ma ei osanud vähendada. Ma jätsingi need teemad kirja panemata. Seal on lausa paar aastat kuskilt vahelt ära lõigatud. Ma ei osanud seda teistmoodi ja vähendatud moel kirja panna. Ja need, mis kõik seal kirjas on päris aus lood. Kui me nüüd oleme siin täna liikunud, eks ole, põrgust välja, vaadanud, kuidas sa sealt välja said. Et see raamat ise lõpeb sellise lepituse ja selguse nootidel sulle. Mul on sulle küsimus, et kas sa usud, et täielik iseendale andestamine on võimalik? Või ainult osaline?
kindlasti võimalik. Ma nagu ma ei läheks kunagi tagasi mitte midagi muutma sinna, kus ma olin või mis ma teinud olen. Ma kindlasti ei muudaks mitte midagi oma elust. Kõik see, mis on tehtud, on sellisel moel tehtud. Ma saan muuta täna siit. Ma saan elada olevikus täna siin praegu. Ei saa muuta mitte midagi. Ei ole mõtet minna tagasi fiksima suhteid, iseenda asju. Ei saa fiksida mitte midagi, mitte kunagi. Me saame oma tegudega muuta ainult seda, kus me täna siin ja praegu oleme. Ja me ei tea, mis tuleb homme. Mis mitte keegi ei tea, mis tuleb homme. Aga selle positiivse noodi peal või lootusrikka noodi peal vaikselt lõpetama hakata. Ma küsin sult lõpetuseks sellise küsimuse, et kui keegi kuuleb või loeb seda sinu lugu täna, eks ole, aga tema on veel põlgus. Et mis oleks üks asi, mida ta võiks homme teha või tegema hakata, tema sealt ka välja saaks? Kuna mu nimi on täna avalik, mu raamat on täna avalik, siis mul on veel kool veel küll lõpuni käimata, aga kindlasti mul on oma kogemust, mida inimestele jagada, näpunäiteid jagada. Minu võib julgelt ühendust võtta. Kuidas sinuga ühendust saab? Ma jagan juba näpunäiteid, mismoodi ja kuidas edasi minna ja kust võiks alustada, millistest gruppidest, millisest joogast, millistest hingamistest. Ma arvan, et mul on nagu suht tugev isiklik kogemus olemas, et inimestele näpunäiteid anda ja tegelikkuses on seda juba tänase öö jooksul korduvalt tehtud. Kuule Kris, aga me soovime sulle palju õnne raamatu puhul ja palju edu ja kes tahab Krisi käest täna veel küsimusi küsida, siis peaks olema võimalik, kes allkirjastades. Aitäh, Marko! Teeme nii. Ma tänan kõiki, kes kohale tulite ja ma tänan ka neid, kes seal ekraani taga vaatavad. Ma tean, et Hiiumaal vaadatakse neid Türgis, Pariisis ja nii edasi, et aitäh teile kõigile. Marko, tuli üks küsimus veel taga. Aga siia privaatselt. Ahah.